Kui Makitas külas käime, siis üldjuhul me räägime ikkagi akutööriistadest. Põhjus on selge, Makita on absoluutne teerajaja selles valdkonnas. Täna peatume üsna kevadisel ja sellisel suvisel teemal, räägime akutrimmeritest. No trimmerid on murutrimmerid, võsatrimmerid, on sellised tööriistad, mille puhul võib-olla paljudel on veel selline kerge mure, et kui ma selle akutööriistana ostan, siis ta ei pea vastu, tal pole piisavalt jõudlust, ollakse ikkagi harjunud sellega, et kui bensumootori käima tõmbad, siis saab töö tehtud. No tegelikult pole muretsemiseks põhjust. Aega areneda on olnud küll ja veel. LXT akude sarja tööriistad on juba ammu turul olemas. Tänaseks on väga hea valik ka juba XGT akude põhjal nii-öelda neid 40-voldiseid tööriistu. Peatumegi täna nendel XGT tööriistadel ja nagu näha, siis sein on pikk. Neid tööriistu on valikus päris palju ja siin on ka oma põhjus. Igal ühel oma tööriist, tööd on erinevad, töötajad on erinevad, objektid on erinevad. Alustame kõige väiksematest. Kõige väiksem mudel on ühe sellise põneva viguriga. Nimelt, kui muidu akutrimmeritel mootor on nii-öelda siin samas, kus aku, ehk siis üleval pool otsas, siis kõige kergemal mudelil on mootor allpool otsas. Aku otsa ja mootori vahel on ideaalne tasakaal, lihtsalt mugav, kerge, hästi tasakaalus. Kui me läheme edasi, siis mis muutub? Ilmselgelt muutub see, et tööriistad lähevad järjest võimsamaks, mis tähendab seda, et nendel on jõudlust rohkem, saab minna vähe jämedama heina kallale, kuni lõpus tegelikkuses võsakettaga juba saab päris võsatööd teha. Vaatame mõned sellised põnevamad üksikasjad, mis siin on. Kui nüüd esimene valik oleks kohe haarata selle tavalise sarve järgi, mida on mugav käes hoida, millega saab teha pikalt tööd, masin on käes stabiilne, siis tegelikult on sellel nii-öelda väikesel käepidemal ka omad eelised. Nimelt, kui me räägime just sellisest kodusest aiatööst, kus on keerukad kohad, põõsad, postid, mingisugused kiiged, muud pisikesed asjad, siis sellise ühe käepidemaga on väga mugav ümber nende takistuste käia. Kuskile alla minna, kuskilt ümber käia, edasi-tagasi, paremale-vasakule, et nende sarvedega, kui sul nii-öelda on asi rihmaga kaelas stabiilselt käes, siis tegelikkuses väiksemate takistuste ümberkäimine on mõnevõrra keerukam, kes seda tööd teinud on, teavad hästi, millest ma räägin. Ma olen ise selles olukorras päris palju olnud. Aga jah, kindlasti suure pinna tegemisel on eelis nendel sarvedel, sest siis on ta sul stabiilselt käes ja sa saad neid laiasi tõmbeid mugavalt teha. Veel põnevatest nüanssidest. No kõigil on loomulikult peal erinevad kiirused. Nagu ikka akutööriistadel, eriti sedalaadi tööriistadel, kiirused 1, 2 ja 3, vastavalt sellele, mis tööd parasjagu teha on vaja. Lähme võimsustega edasi. Siin meil on juba nüüd kilovatised masinad. Üks kihvt nüanss jälle sellisel kättevõetaval masinal. Sellel on selline omadus, et sa saad panna lõikepea tagurpidi käima. See tekitab kohe kindlasti väga palju küsimusi, aga sellel on üks väga hea põhjus. Nimelt, kui nüüd kuskil mööda seina äärt minna, siis tihtilugu see hein lendab siis lõikepea alt vales suunas. Näiteks määrid ära mõne aknaklaasi või mõne muu objekti, eriti kui hein on süüke värske ja niiske. Siis kui sa paned lõikepea teistpidi käima, siis lendab hein teisele poole ja töö saab mugavalt tehtud ja puhtalt ka. Üks küsimus, mis kohe tekib, on loomulikult see, et kui nüüd masin teistpidi tööle panna, siis see trimmi pea võib siit ju küljest ära tulla. Selle peale on ka mõeldud sellel masinal, kus saab mõned pidi tööle panna, on ta lihtsalt lisamutriga kinni selliselt, et ta sealt küljest ära ei tule. Nüüd, kui me jõuame siia nende kõige kangemate masinateni, siis siin on tegu tõesti masinatega, mille puhul võib rahulikult panna võsaketta külge ja minna juba päris sellist profitööd tegema ehk elatist teenima. 2-5 ampertunnise akuga saab juba teha rahulikult siukene 50 minutit tööd, mis on umbes vedelkütusel töötavate masinate puhul ka üks paagitäis, nii et seisakuid liiga tihti ette ei tule ja võsast saab rahulikult tööriist jagu.
Oluline asi, nagu ikka Makita tööriistade puhul on see, et lisaks sellele, kui tööriist ostetud on, siis tegelikult on ka veel terve hulk valik lisatarvikuid, lisavarustust. No nagu arvata võib, siis trimmerite puhul on erinevad lõikepead. Võtame näiteks sellise lendteradega lõikepea, mis on tegelikult samamoodi heina muru lõikamiseks nagu võib-olla jõhvpea, aga kui jõhv nii-öelda peksab muru pooleks, siis see lendtera lõikab selle muru pooleks, mis tähendab seda, et lõige peaks jääma puhtam ja tegelikult kulub ka akut vähem, sellepärast et see takistus, millest läbi peab minema, ei ole nii suur. Peatuks veel eriti populaarsel tootel, mis on peale meie ühte varasemat toodet ka leidnud palju kasutust ja inimesed on kauplusesse küsimas käinud, on siis selline mugavalt täidetav trimmeri pea, mis tähendab seda, et kui muidu trimmeri peadel käib see töö sellisena, et tuleb siit kork maha keerata, siit veel lisaklotts välja võtta, siis see jõhv sinna ümber kerida, sisse panna, ilusti sättida, et kõik paika läheb, siis selle puhul midagi lahti võtma ei pea, tuleb lihtsalt õigest suunast jõhv sisse lükata, sisse kerida, külge ja töö läheb edasi. Nii et XGT akude peal töötavate võsalõikurite sarjas on nüüd ka olemas tõesti valikut kõigile vastavalt sellele, mis tööd teete, vastavalt sellele, kui raskeid asju lõigata vaja on.